milline on oskuste innovatsioon, kuidas seda siis oskuste kompassi täienduskoolituse abil võiks käia, et oskused.ee on aadress, kuhu võib praegu kohe minna ja otsast piiluda, kuidas see välja näeb, kuidas see toimib. Meil on siis sihtasutusest Kutsekoda 2 kõnelejat, on Kerli Pošagina ja Ott Jõeleht, kes viivad meid oskuste kompassi abil sinna maailma, et vaadata, mis võimalusi see meile pakub, kas me võiksime seda kasutada personali toetamiseks ja täiendamiseks. Kerli, Otto, lava on teie. Aitäh! Panin juba chatti ka siis meie slaidide lingi ja et saate siis ka, kes tahab kohe klikkida erinevaid linke. Ja tõesti väga huvitavad ettekanded täna, kuulasin terve päeva siin koos just ära, just selle mõttega ka, et näha, et mida teised mõtlevad, mida teised teevad. Ja nüüd, et kui teised esinejad mõtlevad, nende osa on nüüd tehtud, et äkki juba varem õhtale minna, siis ma ütlen, mina teid kõiki kuulasin ära, nii et pidage siis meiega ka veel vastu. Aga alustuseks siis tõesti see, et kuulates teisi peaks välja tooma kindlasti, et kõik teemad meile ka üsna aktuaalsed, et oskuste kompass tegelikult etteruttavalt ütlen, juba mõtleb sellele, et mis sinna veel juurde arendada. Ja meil käivad ka arutelud õpiväljundite teemal. Meie küll arutame, et kus neid õpiväljundeid kätte saada, sest teatavasti see eeldabki, et kõiki õpiväljundeid siis kas või ainult kutsekõrgharidusest näiteks sisse liidestada päris keeruline teema, nii et meie jaoks hästi oluline, et õpiväljundid oleksid kvaliteetsed ja kirjeldatud, sest see on see sisend, mida meie saaksime seal oskuste kompassis kasutada. Et see on üks teema, mis meid väga puudutab ja ütleme selline tükeldamise teema ka, et üldse õpiampse ja kõike seda poolt tegelikult ju otsivad õppijad väga. Nii et väga põnev oli teid kuulata. Aga kui nüüd siis meie teema juurde minna, siis taustainfoks siis see, et tõesti me nüüd Kutsekojas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga oleme üles ehitamas Eesti oskuste süsteemi ja kui siis ministeerium töötab välja sellist õiguslikku raamistikku, siis meie Kutsekojas arendame praktilisi rakendusi ja oskuste kompass just üks selline praktiline rakendus on. Ja rahastatakse seda siis Euroopa Sotsiaalfondi projektist kutsesüsteemi reform. Ja tõesti, et meie siis ülesanne ära kirjeldada, ma arvan, et see võib-olla see innovatsiooni olemus ongi see, et me loome üsna esmakordselt nii massiivset oskuste ja ametite registrit, et peame ära kirjeldama kõik Eesti tööelu olulisemad ametid ja nendega seotud oskused. Ja see tegelikult on väga suur sisend sellele, mida teevad koolitajad igapäevaselt, et kuidas ikkagi neid oskuseid õpetada. Ja meie jaoks siis üks oluline teema, mida jälgida ja mis ma arvan, et on ka väga paljudele koolitajatele oluline, ongi see, et mismoodi see tööelu siis kogu aeg muutub. Ja tõesti, mis need ootused on tööotsijate poole pealt ja siin ma arvan, et mis puudutab koolitajat kõige rohkem, ongi siis need õppimisvõimalused, mida tööandja pakub. Selleks, et seda pakkuda, oleks ju väga hea, kui tööandja täpselt teaks ka, et millised oskused siis tema töötajatel päriselt on ja kuidas neid hinnata ja kuidas neid arendada. Et tõesti väga palju jälgime siis, mida trendid teevad. Et väga palju väärtustatakse rohkem senisest tervist töökeskkonnas, väga oluliseks peetakse õpiampsusid ja mikrokraade, nii nagu ka varasemalt siin oli räägitud. Paindlikkus tööelus on muutunud normiks, et paindlik ajas, kohas, formaatides, siis väga oluline on ühise väärtusruumi loomine ja tähendusega töö. Teadlik tööotsija ja koolituja ilmselt vägagi jälgib seda, et mis need väärtused on
kas see, mis tema teeb, on ühiskondliku väärtusega selles organisatsioonis ja kas teised on sama õpihimulised näiteks kui tema. Ja tõesti, see seab siis nagu sellised suuremad ootused organisatsiooni juhtidele ka. Nii et see nagu teadlikkus sellest on väga oluline juhtide poole pealt ka. Ja siin siis selline minu arvates väga selline tähendusrikas tänases mitte konverentsipäeva on tõesti see, et üks olulisemaid, see Global Talent Trends näitab siis minu arust väga põnev raport, näitab siis seda, et tõesti see töötajaid motiveerib kõige enam võimalust professionaalseks arenguks ja õppimiseks. Et mõeldes tänase kuulajaskonna peale, tõin just selle osa siis sealt trendide poolelt välja. Nii, aga siis kaasamiseks ka, et päev on juba, istuma peate palju. Ma korraks mõtlesin ka, et meil on muidu kombeks teha sellist kehapolle tihti, et kas annan teile mingi liikumisülesande ümber arvuti joosta või annan ikkagi mingisuguse teistsuguse ülesande. Otto paneb chati ka selle lingi, aga saate ka QR koodi kaudu minna. Et selline väike harjutus, et lisaks sellele, mis muutuseid ma siin eelpool kirjeldasin, et ilmselt paljudele juba tuttav, aga korraks võtame selle aja ja mõtestame siis seda ka, et millised trendid veel võiksid meid mõjutada, kui me näiteks koolitusi planeerime, kui meie oskuseid kirjeldame. Meie eelkõige jälgime näiteks nende trendide puhul siin seda, et millised on need muutused oskuste vajaduses. Et see on see, millele keskendume meie oskuste tiimis, kui me oskuseid kirjeldame. Koolitajatena ilmselt mõtlete samamoodi, et vaatate tõesti, et mis see võib tähendada siis koolituste, kui on vajadus teistsuguste oskuste järgi, et millised on siis need muutused, mida tuleb teha koolitustes. Et ma siin nüüd teen sellist suvalist ladumist, aga teile soovitan mõelda natuke ja vaatame kohe, palju ta nüüd jookseb siin. Loodan, et saite lahti, noogutage, kui teil avanes. Seda on võib-olla arvutis natuke mugavam teha, sest telefonis on need raske lugeda, et lähevad kastid hästi väikeseks. Aga link on meil vestluses kenasti olemas, et kelle jaoks telefonis tundub liiga väike tekst. Et siis tehke arvutis aga põhimõtteliselt peate niimoodi lohistama. Saate siis mõelda, et kuhu midagi sobiks. Nii paindlikum töö ja õpimaailm. Ma arvan, see on väärtusmaailm tegelikult. Lasen teil natuke vaikuses ka toimetada paar minutit. Võib chati märku ka anda, kui keegi on lõpule jõudnud, et siis vahepeal vaatan, kas on tulnud küsimusi. Ja Georgile aitäh kommentaari eest, et kogu aeg otsime kohti, kust neid õpiväljundeid võiks veel saada. Kuidas tunnen, kas mul on 2,5 minutit lahti. Teil läks võib-olla natuke kauem aega lahti tegemisega. Kui te nüüd kõik oma valikud ära panete, ma saan kohe teile demonstreerida ka, mis te siis näete. Nii. Minu suvaline ladumine praegu ütleb mulle, et ma olen hirmus palju vigu teinud. Ahah, ma näen siin, et päris palju vastuseid on juba laekunud, kes viitsis läbi lugeda.
aga võin veel anda natuke aega. Panen spikri ka juba ette. Ma loodan, et kõik said korraks vähemalt mõelda ja nende trendide peale, et oligi selline väike vaheldusülesanne või soojendusülesanne mõelda ise kaasa, et mida see keskkonnasäästlikkus näiteks tähendab, mis muutuseid tööturul sellega seoses tuleb. Ma arvan, et meid kõige enam mõjutab digitehnoloogia, et iga uue hüppega on ju, lüüakse jälle kaardipakk segamini, on ju, et nii AI hüpe, ma ei tea, 90-ndatel tuli e-õppes, kõik rääkisid, mis kõik muutuma hakkab. Iga kord on olnud nagu need ootused muutuste suhtes vahest isegi suuremad, kui tegelikult nad on. Aga ikkagi ta nagu jälle reorganiseerib seda, mida te näiteks koolitajatena ka peate tegema. Et ja mis muutuseid toob kaasa üleilmastumine? Ma arvan, et see, et näiteks meil tööealine või tähendab rahvastikumuutused, et see, et meil tööealine elanikkond vananeb, et see mõjutab samamoodi koolitusi ja seda, kuidas me neid koolitusi teeme, formaate ja võimalusi. Väärtusmaailmast juba natuke rääkisime, aga tõesti noogutage, kui te olete trendidest juba kuulnud, aga minu arvates selline väga hea trendikaartide pakett, mida tasub iga natukese aja tagant iga uue arenduse puhul üle vaadata, et mis need suuremad nagu jõujooned tegelikult on ja selle järgi natuke ennast sättida. Aga siis, mis veel meid nagu mõjutab, mis me oskuste tiimis teeme, et tegelikult Euroopa Komisjon on ju välja kuulutanud selle aasta märtsis ka oskuste liidu, et paljud siin hommikul ka kirjutasid, et nii oskuste keskne, et ta ei ole juhuslikult niimoodi, et ilmselgelt Euroopasse nagu see suund, digioskused, roheoskused, üldse oskused ja oskuspõhine lähenemine on tõesti väga suures fookuses ja on suur ootus Euroopale, et kui me neid oskuseid kirjeldame ja ameteid kirjeldame, et siis kõik muutub paindlikumaks, liikumine saab olema ka riikide ja valdkondade üleselt väga paindlik, et see on nagu selline eeltöö või alusbaas, et see kõik saaks juhtuda. Aga mis siis oskuste, The Union of Skills, oskuste liit, ma ei osanud seda teistmoodi kuidagi tõlkida, ma arvan, et nii ta võiks sobida eesti keelde ka, paneb fookusesse väike ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu oskuslikul tööjõule. Tuuakse välja, et värbamisega, oskusliku tööjõu värbamisega on keeruline just väiksematel ettevõtetel. Et põhioskuste tugevdamine peab olema hariduses hästi fookuses, räägitakse tõesti digioskustest, roheoskustest, ülekantavatest oskustest, ettevõtlikkusoskustest, et kõik need läbivad teemad ja loomulikult tuuakse välja siis tõesti, et loodus ja täppisteaduste spetsialistide puudus, rõhutatakse, et vaja oleks rohkem just naisi tuua juurde, et sellega on väga palju seotud see, et on nendest spetsialistidest puudus. Ja jah, juba räägitud demograafiliste muutuste lahendamine, et tõesti see tööealise elanikkonna vananemine, et seda teemat ka tahetakse siis just selle oskuste liidu kaudu rohkem tähelepanu alla tõsta, et seda saaks adresseerida. Mida me siis oskuste poole peal, oskuste tiimis teeme? Hakkasimegi siis looma sellist oskuste registrit, ametite registrit ja võtsimegi just sellest lähtuvalt, mis Euroopa suunad on, millised strateegilised dokumendid on välja antud ja millised trendid meid juhivad, aluseks mõned niisugused olulisemad põhimõtted. Et me saaksime tõesti läbi nende oskuste kirjeldamise anda igale õppijale võimaluse näidata, et mis on just tema ainulaadne hariduse, töö või muu tegevuse käigus omandatud oskuste pagas. Siis, et tal oleks võimalik näidata ka seda, et tõesti,
et see tööriist aitaks teda sellel suunal, et kui mul on mingid oskused, et siia või mingi amet, mille ma olen õppinud, et siis see ei ole nagu ühesuunaline tee, vaid see on haruline tee ja et tegelikult neid oskuseid teadlikult arendades saab vahetada ennast väga toredasti erinevate töövaldkondade vahel ja tuua seda paindlikkust, otsida teise funktsionaalsusega tööd juurde, et seda paindlikkust tuua sellesse mõtteviisi üldse sisse rohkem. Ja üks siis teema, millele me tõesti ka rohkem tähelepanu pöörame, on siis üldoskuste kirjeldamine ka. Et tegelikult, mida tõi välja ka siis OSKA üldoskuste uuring, ongi see, et heade üldoskuste inimene leiab alati tööd. Ja ka meie olen päris palju rõhku pannud erinevate ametite kirjeldamisel ka nendele üldoskuste osale. Et siis olekski kohe näha sellele õppijale ka, et mis on need üldoskused, millega tal oleks hea taaskord oma õppija karjääriteed planeerida. Nii, ja siis võib-olla kokkuvõtlikult tõesti välja tuua, et üks selline väga selge suund, mida me siin taga ajame, ongi see, et inimene oskaks, iga õppija oskaks, iga koolituja oskaks oma oskuseid üle kanda ja oskaks hästi kohaneda sellega, et see tööelu kogu aeg, seda tööelu raputab miskisugune muutus, on see siis digi või midagi muud. Ja tõesti mõelda ka laiemalt, et oskused ei ole alati seotud selle konkreetse tööga, vaid neid saab omandada ka vabatahtlikus töös, hobidega tegeledes ja nii edasi, et näha nagu laiemalt neid võimalusi. Et selline siis võib-olla teoreetiline sissejuhatus meie oskuste kompassi, aga nüüd ma annaks siis sõna Ottole, et Otto saaks natuke ka seda keskkonda demoda, et nüüd on see hetk, kus võite siis ka käia ja koos Ottoga proovida sammu pidada, mis seal teha saab. Nii, tere! On ekraani näha, mis ma jagan? Ja, paistab kenasti. Suurepärane. Et minu nimi on Otto, mina olen kutsekojas süsteemianalüütik ja täna ma teengi niisuguse väga kiire tutvustuse teile sellest oskuste kompassist ja seda siis eelkõige just koolitaja võtmes. Ma arvan, et minu slaid on. Ma võtan enda oma maha, panen nüüd sinna. Nüüd on siin. Väga hea. Ühesõnaga, et lühidalt siis oskuste kompassis meil on see oskuste kompass on koduks 3 registrile, et meil on oskuste register, millest on moodustunud oma alamleht, ametite register ja töövaldkondade register. Oskuseid meil on umbes 3000 praegu, ameteid 400 ja töövaldkondi 23. Ja need on siis kõik siin taustal omavahel seotud, et erinevatest oskustest moodustuvad ametid ja ametitest moodustuvad töövaldkonnad. Ja täna ma tahaksin näidata teile eelkõige neid ametiprofiile ja siin olevat sisu ja võib-olla ühte funktsionaalsust, mis võiks olla koolitajale kasulik. Et ma olen otsustanud võtta maastikuarhitekti näite täna. Ja maastikuarhitektil siis ühes ametiprofiilis meil on niisugune lühikene kirjeldus, tutvustav kirjeldus selle profiili kohta. Kui natukene alla kerida, siis meil on selline statistiline sektsioon siin, kus andmed tulevad siis meie OSKA andmemudelist ja siin meil on siis töötajate arv, brutopalk ja töötajate arvu muutus hetkel laivis. Siis meil on haridusliku ettevalmistuse sektsioon, et siia me paneme sellise me ei pane siia minimaalse vajaliku, me paneme siia sellise, millega tööturul edukalt hakkama saaks, et selle kriteeriumi alusel. Siis meil on siin selline vaaria sektsioon, kus me paneme informatsiooni, mida me lihtsalt ei ole suutnud kuskile mujale paigutada. Kui siia alla kerida ja avada, et siis meil tulevad siin töötingimuste sektsioon, vabatekstiväli. Meil on siin karjäärivalikud, mis on siis niisugused kas nagu kõrvalametid seotud sellega või siis ametid, kuhu sa saad edasi liikuda sellelt hetkel avatud olevalt ametiprofiililt. Siis me oleme siia töövahendid kirja pannud, et mitte küll täielikult, aga niivõrd, kui meil alusandmetes need on ette jäänud, me oleme neid siia mappinud. Siis meil on alternatiivsed ametinimetused, et kui otsida otsingust
ja võib-olla päris, ikka ameteid kirjeldatakse mitut moodi, et siis need alternatiivsed ametinimetused aitavad inimestel leida neid profiile. Siis meil on põhiteadmiste sektsioon, et meie siis süsteemis siin eristame teadmiseid ja oskuseid. Et põhirõhk on ikkagi oskustel, aga me kogume ka teadmiseid, et miks mitte ka kunagi teadmiste register luua. Siis tulevad meil selline kus õppida sektsioon, kus meil praegu on siis kutse- ja kõrgharidusõppekavad, et see katvus ei ole 100%. Et sellist klassifikaatorit kahjuks ei ole, millega siduda, et see katvus kohe 100%-liseks saada, aga see on meil siis ISKDF koodi alusel ja need on siis manuaalselt üle käidud, et eemaldada need ebaolulised õppekavad ja töö kestab aktiivselt edasi selle protsessiga, et kõiki ametiprofiile pole praegu jõutud kirjeldada, küll aga enamus, aga proovime ka ikkagi lõpuni kõik ametid ära käia. Siis meil on siin uuringute sektsioon, kus on need samad OSKA uuringud, kust võib saada väga kasulikku informatsiooni, et just koolituse võtmes, et ma korra avan selle ühe uuringu, et ma juba eelnevalt nagu töötasin läbi selle, et ma oskan nagu kerida õige koha peale, aga meil on siin alguses on lühikokkuvõte. Näiteks siin lühikokkuvõtte lõpus ongi selline sektsioon, kus on kirja pandud, et missugused oskused ja teadmised vajaksid just tuleviku võtmes arendamist. See on siis küll üldiselt ehitussektor, aga maastikuarhitekt sinna alla praegu läheb ja siit võib nagu snitti võtta, kui planeerida koolitusi. Et selline sektsioon meil on alati OSKA-uuringutes kuskil olemas, et tasub üles otsida. Ja siin on ka igasugu muud huvitavat informatsiooni, et siin kuskil oli näiteks kirjas, et arhitekte koolitatakse rohkem kui tööturg vajab, maastikuarhitekt aga vähem, et ka koolituse võtmes võib olla huvitav infokild. Siis me oleme linkinud ametiprofiili alla, kui eksisteerib ka kutsestandardi, et siit saab kähku kõikidele tasemetele ligi. Ja all tuleb siis selline vajalike oskuste sektsioon, et siin võib sirvida neid selles ametiprofiilis vajaminevaid oskuseid ja võib-olla saab kas annab tunnetada või annab konkreetselt võib-olla uurida, näiteks oletame, et ongi ettevõte, kus on maastikuarhitekt tööl, et saatagi talle konkreetselt profiili ja võib-olla küsida, et mis ta ise tunneb, et nõrk koht oleks, et sinna tegelikult kogu see info nagu olemas, mis ideaalis võiks olemas olla. Ja kui alla kerida, siis osadel ametiprofiilidel oleme me pannud ka kirja sellised lisaoskused, mis on siis võib-olla, ütleme, kui see maastikuarhitekt ise on kirjeldatud praegu nagu kõige madalama taseme tööturul hakkama saamiseks, siis need lisaoskused on nagu võib-olla gramm kõrgem kompetents. Ja siis on meil igal ametil on ka töövaldkond kirjas, et saab otsida töövaldkonna järgi ameteid, et näiteks kui tahta IKT sektor lahti võtta, siis sealt saab näha kõiki seal all olevad ameteid. Ja siis siin all on lisainfo all on meil selline metainfo. Vahel on ka siin MTAK-kood näiteks kirjas, kui me oleme selle kutsestandardist kätte saanud. Nii palju siis ühest ametiprofiilist, aga üks huvitav funktsionaalsus veel, mis võib olla koolitamise kontekstis põnev, on siis selline võrdluse funktsionaalsus, et erinevad ametiprofiile on võimalik kõrvutada, võrrelda ja seal siis olulisemat informatsiooni näha. Et ma täna teen sellise näite, et võtan selle maastikuarhitekti, lisan selle meile võrdlusesse ja ma lisaksin ka siia võrdlusesse veel maastikuehitaja ja ma lisan ka siia kolmandaks geoteedi, et oletame, et on mingi maastikuga tegelev ettevõte, kus need kõik 3 ametipositsiooni on ja tahta siis neile kõigile korraga mingit koolitust organiseerida. Et siis võib selle võrdluse vaate avada ja siin on siis erinevat sisulist informatsiooni, mis siis lüüakse, mis on kõikides nendes ametiprofiilides ka, aga lüüakse siia ühte kompaktsesse vaatesse kokku niimoodi. Ja siit võib siis neid ühiseid kohti proovida leida. Et siin on näiteks näha praegu, et maastikuarhitektil ja geoteedil digitaalne kirjaoskus on iseseisev kasutaja, aga maastikuehitajal on algtase, et siin näiteks ühe ühisosa võib leida, mitte küll kõigi 3 vahel. Samal ajal saab siin neid ametikirjeldusi vaadata, kõrvutada, otsida siit informatsiooni, karjääride võimalused, alternatiivsed ametinimetused, töövahendid, töötingimused ja keskkond, et siit võib seda ühisosa leida.
et niisugune võrdluse vaade, et ei peaks erinevate ametiprofiilide vahel ringi kolama. Aga jah, võib-olla koolituse kontekstis veel ma nii palju ütlen ära, et meil on ka 2 ametiprofiili siin nimega koolitusjuht ja täiskasvanute koolitaja, et võib ka nendega tutvuda. Oleme siin proovinud tagasisidele vastavaks viia neid profiile ja kindlasti oleks teretulnud ka veel tagasisidet, et kui seda on, et üle vaadata käia ja tagasiside andmise koht on meil niimoodi, et kui kerida siia alla, siis jaluses on meil anna tagasisidet vorm ja kui seda vormi täita, siis jõuab meieni, saab ka enda kontaktinfo jätta, et kui on soov vastu saada tagasisidet, et siis me saame seda tagasisidet vastu anda. Aga minu poolt tänaseks kõik. Et siin on veel mitmeid erinevaid funktsionaalsuseid abimaterjalide all. Meil on näiteks videomaterjalid, kus on niisugune lühikene how to start video, et võib ka sellega tutvuda. See annab veel lisainformatsiooni, mida ma täna läbi käia ei jõudnud. Ja siis on meil ka siin korduma kippuma küsimused ja metoodika, kus on siis kirjas, et mille alusel me mingeid märgendusi info välja talle teeme. Aga aitäh! Aitäh, väga põhjalik info on koondatud. Mul tekkis see küsimus, et kas need on kõik näiteks palgaandmed ja need, kas need on automaatselt ise ajas kaasajastuvad või peab neid edaspidiselt käsitsi muutma? Ja võib-olla hästi oluline huvitav info on, kus on nagu nõudlus kõige suurem, kus on valdkondades kasv kõige suurem, aga see on hästi ajapõhine info. Et kas see süsteem on niimoodi üles ehitatud, et ta kohaneb ise ajas või peab see palju käsitsi muutma? Me toetume siis siin teadlaste andmebaasile, et me uuendame andmeid teatud aja, alusandmeid teatud aja tagant. Aga meil on konkreetne andmemudel all ja see nõudluse teema on tõesti, meil algselt oli ka see nõudlus, tööturul oli eraldi kohe toodud, aga praegu just oleme kohendamas seda algoritmi, et täpsemaks saada. Nii et tuleb jälle tagasi ka. Aga info on alati ajakohane küll, et on ajakohane. Andmebaasis ongi seosed päris elu maailmaga nii, kuidas hetkel on ja see on kõik siin andmemudeli külge ühendatud ja sealt tuleb siis tegelikult kõige värskem info meie süsteemi. Et jah, praegu meil on siin andmekaitse inspektsiooniga, meil leping lõppes ära, me uuendame enda lepingut, sellega seoses võtab natukene aega, et me ei saa praegu seda kohe ajakohastada, aga nii kui me ligipääsu uuesti saame, kindlasti saame, et siis me uuendame info kohe uuesti ära, et oleks kõige värskem info. Et on täitsa ajakohane ja et seal on meil oma rütm taga, millal me uuendame. Ma nägin, et oli ka tagasiside või küsimus, et kuidas selle klassifikaatori kohta Jürilt, et tegelikult oskused on praegu oskuste kompassis hierarhias, aga me kõik teame, et hierarhia on väga piiratud lahendus oma olemuselt üldse, et meil on seal teatud taksonoomia taga, et on erinevad oskusrühmad, et siis tegelikult hierarhia ei ole hea lahendus, et praegu just mõtleme, et kuidas tehnoloogia abil teha ikkagi oskusklastreid ja panna nad ikkagi võrgustikku oma vahel, et üks oskus võib olla seotud erinevate oskusgruppidega. Et ta ei saa olla ainult ühe koha peal seal hierarhias, et ma arvan, et see on vist see, mis äkki Jürit huvitab. Võib-olla Jüri kommentaar oli selle harjutuse kohta, kus me kategoriseerisime neid, et mis läheb. Ma arvan, et oskustest rääkis, aga selles mõttes ja, et väga ootame sellist tagasisidet ja väga jälgime seda terminoloogiat ja ma tean, et kui me kirjeldame näiteks oskuseid erinevatele valdkondadele, siis kui üks, ütleme, ma toon mingi hästi lihtsa näite, mõtlemisoskus on väga erinevates ametites kirjas ja erinevates töövaldkondades, et siis tahes-tahtmata vahest tuleb tagasiside, et vot meie nimetame seda oskust niimoodi ühes valdkonnas ja siis teisest valdkonnast tuleb tagasiside, et me nimetame seda niimoodi, aga nendel mõlemale justkui peaks see oskus nagu sobima. Et sellist
teadusmaailmas on sellist hästi palju vaidlust ka seal taga, et kas siis on, et noh, nii nagu vahest räägitakse, eks ju, et on Tallinnas on oma kasvatusteadus ja Tartus on oma kasvatusteadus, et siin oskuste vaidluses tekib vahest samamoodi sellist tagasisidet, kus tahetakse terminoloogiliselt just seda oma valdkonna nagu sõnastust saada. Aga me võtame hea meelega neid sõnastusi vastu, sest see ainult täiendab seda meie teadmusbaasi, nii et selles suhtes väga tagasisidet ootame ja Jüri tagasisidet ka, nii et kompass@kutsekoda.ee, et võib sinna kirjutada oma mõtteid seoses sellega. Ja me arendame ka edasi, nii et jah, tõesti, et me mõtleme selle võta peale, mõtleme profiilide, et oleks kasutajal võimalik erinevaid profiile salvestada, et teha ka selline isiksustatud sisselogimise pakett ja pakkuda teenuseid rohkem inimestele.